Miks mitte küsida nõu või abi oma sõpradelt? Toon ühe sellise lihtsa kohviku näite. Sa lähed 5 sõbraga kohvikusse. Istud maha, tellid kohvi, tellid saiakese, koogi. Ja sõpradel on ka kohvi ja saiake ees ja siis hakkad rääkima. Kuulge, teate, et mul on midagi viga. Ma ei saa enam magada. Ma ei saa kodust välja. Mul on tasakaaluhäired. Ma tunnen, ma olen nagu teovõimetu. Ma ei tea, mul on midagi viga. Või mul on kogu aeg nutt kurgus. Või ma olen nii väsinud. Siis mida teevad sõbrad? Hakkavad sulle pakkuma erinevaid versioone. Üks sõber ütleb, et kuule, sul see kodus on midagi imelikku, et sul kodus on kõik korras või? Teine sõber ütleb, et kuule, et sa äkki hakkad sporti tegema, jooksmas käima. Ma ei tea, natukene nagu liigutama ennast. Kolmas sõber ütleb, et ma ei tea, et otsi endale mingi tegevus, ma ei tea, käi raamatukogus, loe, otsi mingi pruut endale või peigmees. Tee midagi. Ja 4. sõber ütleb, et ma ei tea, räägi perearstiga või mine nõustaja juurde või et mul on ka niimoodi olnud. Ja ma võtsin rohte ja ma sain, enam-vähem sain kuidagi nagu toimima. Ja 5. sõber on vait ja ei ütle mitte midagi. Siis sa oled oma kohviku aja lõpuni ja lähed koju. Ja mida sa tegema hakkad? Sa hakkad mõtlema. Äkki tal on õigus. Äkki tal oli õigus. Äkki tal oli õigus. Ja kindlasti ma peaksin endale laskma perearstil mingid rohud kirjutada. Ja kindlasti tal on ka õigus. Oota, miks ta midagi ei öelnud, oota, mida tema mõtleb. Peaks küsima, mis tal on. Miks ta midagi ei öelnud. Ja niimoodi sa lased. Ja lased. Kellel tegelikult õigus oli? Võib-olla neil 2. Ehk siis üks, kes mainis, et räägi perearstiga. Ja 5. sõber, kes oli vait ja ei pakkunud midagi välja, vaid lihtsalt kuulas ära ja ei andnud nõu, kuna ta ei teadnud. Kõige õigemini käitus antud juhul muidugi 5. Aga päris hea soovitus andis ka üks sõber, kes ütles, et räägi perearstiga. See on üks põhjus, miks võtta vastu nõuandeid, aga teha väga tugev järeldus sellest, et mis on mulle vajalik ja mis on mulle hea. Sest mitte ükski sõber ei käi läbi seda situatsiooni ja seda olukorda, mida käid sina praegu läbi. Ja sellepärast ei tea ka ükski sõber, mis on sulle parim. Ainult sina tead, mis on sulle parim. Ja kui sa ei ole sellele otsa jõudnud vaadata, siis sa ei pruugi teada, mis on sulle parim. Seepärast pöördu spetsialisti poole, pöördu perearsti poole, pöördu nõustaja juurde ja võta vastu see abi, et saada teada, mis on sulle parim ja mis on sinu mure põhjuseks.